Kord aastas koguneb Kuusalu rahvamajas üks üsna meeleolukas seltskond. Peol saavad kokku erinevate taidlusrühmade liikmed üle terve Kuusalu valla. Tänavu toimus Kuusalu valla taidlejate talvepidu juba 30. korda. Peo teemad ja korraldajad on igal aastal erinevad, kuid peost osavõtjad valdavalt samad. No vaieldamatult tuleb kõigepealt märkida, et taidlejate talvepidu on Kuusalu valla kõige ägedam taidlejate pidu. Selle jaoks, et sellele peole pääseda, pead sa olema kas tantsija, näiteringis osaleja, pead puhuma pilli, ühesõnaga olema ühe taidluskollektiivi liige. Iga taidluskollektiiv on ette valmistanud lõbusa sketši talvepeo korraldaja poolt ette antud teemal. Peraki, popsti. Pööripäev! Et kui me ajaloos tagasi lähme, siis tegelikult taidlejate talvepidu sai alguse segarahvatantsurühm Kabujalake 10. juubelist, mida peeti 1994. aastal ja mitte Kuusalu rahvamajas, vaid Kiiu teeroosis. See oli selline sööklabaar. Aga 1996. aastast on taidlejate talvepidu olnud Kuusalu rahvamajas, siis hakati juba Kuusalu rahvamaja renoveerima ja niimoodi ongi see maja olnud selle peo võõrustajaks kogu aeg. Nüüd lükka oma suust keel välja, suunaga üles, nii kaugele kui saad. Tunned pingutust. Väga hästi, hoia, too lõug tagasi algasendisse ja pane keel suhu. Järgmise peo korraldamine loositakse tänapäeval loosiga. Selle saab loosi tahtel üks kollektiiv endale. Sellel aastal 2024. aastal sai loosi tahtel selle endale Kuusalu valla valitsus. Ja nii nad ka selle aasta peo korraldasid ja selle peo teema on just parasjagu selle kollektiivi välja mõelda ja selle sisu toota sellel kollektiivil ja siis nii kuidas õnn naeratab nendele kõikidele kollektiividele, kes siia tulevad, et viimastel aastatel on neid olnud 16–18 ja Kuusalu rahvamaja on pilgeni inimesi täis. Kuskil on võtsi. Eestame vuti. Sinu lahtus pole. Ei ole. Oda, mul on või? Mis see? Ma ei... Mutinumber. Aga see on võiu telefon. Muidugi on mutinumber. Eriste muidugi. Taidlejate talvepidu ei tehta laiemale üldsusele. Et samas on meil ikkagi mingid naljad, mida mõistame ainult meie, kes me siin majas oleme. Ja tegelikult on see ka puhas lust, et me saame ja võime ka teha selliseid üle võlli nalju natukene. Siin on mõnikord selliseid asju, et saalis viibijad saavad, kõik sellest saavad aru, aga kui ta nagu läheb väljapoole seda konteksti, et siis võib-olla tänaval oli ja ei mõista seda üldse, et miks selline nali või millega see koos käib. Mina tunnen selle üle rõõmu, et meil on Kuusalu vallas nii tegus kultuurikogukond ja see tõesti, et Kuusalu rahvamajas saadakse kord aastas, kõik saavad kokku, et saavad nii Viinistult, Vihasoost kui Joaveskilt, Kõnnust, meie erinevad teatritrupid, rahvatantsuansamblid, et nad on ühes ruumis ja me kõik koos lustime. Aga just see talvel kord kokku saada ja üksteisele tere öelda ja küsida, kuidas sul läheb ja mõni idee ka järgmiseks suveks võib-olla mõelda sellega, et eks ikkagi suheldaks just see aktiivne suhtlus on nagu hästi oluline, et selles suhtes on ta taidlejate talvepidu on üks tähtsamaid üritusi kindlasti Kuusalu rahvamajas.